10 käsku. Vinge! Joy, Robi, ärgake! Chris, päike on vaevu tõusnud. Just, ja sel ajal ärkasid uusasukad iga päev, et minna kõnnumaad avastama, metsa langetama ja koolmekohti otsima. Ma just poleks Kvantumipere esimesel telkimispäeval tegin ma kõige täiuslikuma kuivhommikusöögi maailmas. Tore, isa. Kallis, kas sa reguleeriksid telgikonditsioneeri? Tulen, Phoebe. Mina ootasin ikka karmides tingimustes matkamist, umbe kasvanud radu, koskede all ujumist, koobaste avastamist, mitte konditsioneeriga telkimist ja aatomiroogasid. Telkimisplats 274G. Tere tulemast Pine Mountaini rahvusparki paljude mändide ja mägede maale. Luba! Oletan, et te lapsed teate Pine Mountaini telkimisreegleid. Esiteks, koobastes ei käida. Koobastes ei käida? Ei käida, liiga ohtlik. Ja koskede all ei ujuta. Ei ujuta! Koskede all, liiga kärestikuline. Ja ei mingit matkamist. Ei mingit matkamist! Ei mingit matkamist väljaspool rodu. Püsige märgistatud radadel ja... Keegi ei puutu mu megafoni. Igatahes, siin on täielik nimekiri. Ja ärge unustage end siin Pine Mountainis hästi tunda. Reeglid, reeglid, reeglid. Nii palju siis vabadusest vabas looduses. Vaata, siin on väga häid lõkkepuid, Chris. Jah, tore. Okei. Neist puudest saame toreda lõkke. Tulge, siia poole. Sealpool on kindlasti palju rohkem puid. Selle raja peal. Oota meid, Chris! Üks sõna alguses, üks sõna ilmale. Üks lugu, kus tõde on see superraamat. Oosianna, see sõna hoia meid. Oosianna, see sõna hoia meid. See ei saa õige tee olla, Chris. Joy, vaata! Koobas! Äge! Chris, sa ju kuulsid reegleid. Me ei tohi... Reeglid ongi selleks, et neid rikkuda. Lähme! Chris, aga kui me ära eksime? Usu mind, ei eksi. Chris? Hästi paned, nahksukk. Nüüd oleme eksinud. Me ei ole eksinud. Robi, juhata meid GPS-iga sissepääsu juurde tagasi. Meeleldi juhataksin, aga koopa seinad neelavad kõik signaalid. Aga ma võin popcorni teha. Ära eksimine käib vist reeglite rikkumise lõpu juurde. Superraamat! Teate mis? Esimest korda ei taha mina maha jääda. Ma viin teid inimeste juurde, kes kaotavad sihi, kuni saavad tundma reeglite järgimise eeliseid. Me võiks vähemalt mõnikord pehmel sohval maanduda. Mu geosensorid ütlevad, et me oleme Siinai kõrbes ja aeg on 2. aastatuhat enne Kristust. Pine Mountaini laagriplats ilma mändideta. Sa oled meid juba üle 2 kuu Egiptusest välja juhtinud ja leidnud oleme ainult nälga ja janu.
Robbie, proovi näotuvastust. Vaata, kas tunned sealt kellegi ära. Mu arvuti näotuvastussüsteem ütleb, et see mees seal keskel on Mooses, Iisraeliitide juht. Kuidas me ellu jääme? Meil pole perede toitmiseks süüa. Ega joogiks vett. Palun, teil peab olema usku. Kas Jumal ei saatnud meile vutte, kui me viimati näljas olime? Jumal on mu vennale Moosesele lubanud. Orjapõlves oli meil parem. Egiptlased andsid vähemalt iga päev süüa. Ta ei ole toonud meid siia surema. Uskuge, et issand annab kõik. Ta on öelnud, ma saadan teile taevas leiba nagu vihma. Vau, ma loodan, et mune sadama ei hakka. See oleks valus. Mooses, vaata! Lund sajab. Sakarias, mis lärm see on? Osa laagrist on kaetud nende helvestega. Need on vist eile öösel taevast sadanud. Tavaliselt maitseb Robbie määrdejuustuga paremini. Ära anna neil hulle ideid, Joy. Mis see selline on? Seda kutsutakse mannaks ja see on just see, mida issand lubas. Küllalt leiba kõigile. Tulge, võtke kõik! Sakarias korjas manna kokku ja siis käsi laagris kõigil omale korjata, aga mitte rohkem kui 1 päeva jagu, sest issand on ta käskinud. Me aitame sind. Hämmastav. Mis hõimust nemad on? Mooses, miks Jumal ainult sinuga räägib? Ja meie Jumal ka. Me tahame teda näha. Kuidas me saame kindlad olla, et sa räägid talle kõigest, mida me vajame? Leib ei aita meid, kui me sureme janusse. Kas sa ükskord hakkad uskuma? Varsti jõuame Siinai mäe juurde. Seal küsin jälle Jumalalt juhatust. Kuidas me saame kindlad olla, et Mooses üldse teab, kuhu ta meid viib? Mina arvan, me teeme kõrbes ringe. Ma olen väsinud. Mõni inimene ei ole ikka orjapõlvest vabastamise eest sugugi tänulik. See on kõigile raske olnud. Orjadena öeldi meile alati, kuidas elada, millal ärgata, millal uinuda, millist tööd teha ja mida süüa. Palju reegleid. Jah, kas pole nõme? Aga nüüd oleme vabad, meid ei juhi mingid reeglid ja vahel on raske otsustada, mida teha või mis on üldse õige või vale. Hei, kui reegleid pole, siis mulle sobib. Kuuluta Iisraeli lastele. Te olete näinud, mida ma olen teinud egiptlastele, kuidas ma teid olen kandnud kotkatiibadel ja kuidas ma teid olen toonud enese juurde. Ja kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm. Te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks. Nõnda ütles issand. Kas te olete nõus? Kas te peate meie tõotust, meie lepingut Jumalaga ja usute, et tema peab seda lepingut tema rahvaga? Me teeme kõik nii, nagu issand on käskinud. Siis pange end valmis. Jumal on käskinud mind pühitseda teid täna ja homme. Peske oma riided ja olge valmis 3. päevaks, sest 3. päeval astub issand kogu rahva silme ees alla Siinai mäele. Tore, äkki oskab Jumal öelda, kuidas me koopast välja saame, kui superraamat meid Pine Mountaini tagasi viib.
pidage kõik meeles, et issand on andnud meile selleks pühaks päevaks reeglid. Keegi ei tohi mäe ligi minna ega seda jalamit puudutada, kuni tema sellel on. Ei pääse me kusagil sellest reeglite värgist. Mis need reeglid olidki? Ära mine mäe ligi ja ära seisa maapinnal. Oota, see ei ole... Mina olen issand sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptuse maalt, orjuse kojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. Kuulake, issand annab meile oma käsud. Räägi sina meiega, siis me kuulame. Ainult ärgu Jumal meiega rääkigu, et me ei sureks. Selle põletusohvriga pühitsen ma altari, mille issand käskis mul ehitada. Jumal kutsus mäe tippu temalt käske saama. Joosua tuleb minuga kaasa. Aaron, sina jääd siin juhiks. Sõnagi. Kust me teame, et Mooses üldse tagasi tuleb? Ma ei tee oma toimetusi mitte kunagi. Oleme juba küllalt kannatanud. Paistab, et Jumal on meid kõiki unustanud. Me teeme endale oma Jumala. Sellise, mida saab näha ja katsuda. Ei, Jumal ütles, et ei tohi kujusid teha. Ta andis meile reeglid. Reeglid on selleks, et neid rikkuda. Selleks, et neid rikkuda. Oh, ei, see on halb. Hea küll. Koguge kokku oma kullast kõrvarõngad ja ehted. Me peame midagi tegema. Peame leidma Moosese ja talle ütlema. Me ei saa. Jumal keelas meil mäele minna. Aga oodake, meil polegi vaja mäele minna. Meil on Robi. Mina. Sinna üles. Mulle tuli just meelde, et pean klaveritundi minema ja... Ei, sina võid Moosese siit üles leida oma superteleskoopilise infrapunase suitsufiltriga laserkaameraga. Tule! Kuidas ta seda teeb? Ei midagi. Kivid. Veel kive. Kivi. Mooses. Kivi. Robi. Mooses. Ma leidsin ta. Vaadake, ta on elus. Olen issand sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptuse maalt, orjuse kojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. Sa
ei tohi issanda oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest issand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. 6 päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga 7. päev on issanda, sinu Jumala hingamispäev. Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille issand su Jumal sulle annab. Sa ei tohi tappa. Sa ei tohi abielu rikkuda. Sa ei tohi varastada. Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana. Sa ei tohi hinnustada oma ligimese koda. Sa ei tohi hinnustada oma ligimese naist, sulast ega teenijat, härga ega eeslit, ega midagi, mis su ligimese päralt on. Mine ruttu mäelt alla. Su rahvas, kelle sa Egiptusest välja tõid, on end ära rikkunud. Jäta nüüd mind üksi, et mu viha saaks süttida põlema nende vastu ja ma saaksin nad hävitada. Aga sind ma teen suureks rahvaks. Nad on ilma reegliteta unustanud, mis on hea ja mis on halb. Jumala kummardajad. Palun, mis nad küll teinud on? Ma palusin teda, et oma rahvast ei hävitaks, aga vaadake, mida te nüüd endaga teinud olete. Kes nüüd on Jumala poolel, astugu minu juurde. Joy, ma tulen kohe tagasi. Aaron, kas sa oled terve? Minu nõrkus juhina lasin nii paljudel eksiteele minna. Eile õhtul, kui ma altari juures seisin, palusin Jumala halastust. Ja ta halastas sulle, eks? Chris, kui on üks asi, milles olen kindel, siis on see, et Jumal on meile hea. Tema armastus ei rauge ka meie nõrgematel hetkedel. Ja tõesti, need inimesed on patused ja mässumeelsed, aga andesta meile meie patt ja lase meil olla sinu rahvas. Vaata, ma teen lepingu. Ma teen kogu su rahva ees imetegusid, milliseid ei ole tehtud ühelgi maal ega ühegi rahva juures. Kogu see rahvas, kelle keskel sa oled, saab näha issanda tegu. Ja kui hirmu äratav on see, mis ma sulle teen. Aga sa pead tegema, mida ma täna käsin.
issand Jumal on halastanud oma rahvale. Nüüd, o Iisrael, kuula õpetusi ja käske, mis ma teile õpetan, et saaksite elada ja nõutada endale maa, mille teie isade issand Jumal teile annab. Issand on meile öelnud, et on aeg Siinaist lahkuda ja rännata maale, mis piima ja mett voolab. Chris, me läheme tagasi. Sa ei saanudki Jumalat küsida teed koopast välja. Sõbrad, andke tõesti andeks. Ma ei käinud reeglite järgi ja ma keerasin metsas viidaga ümber, et rajalt kõrvale minna. Miks sa seda tegid, Chris? Olin väsinud kõigist neist reeglitest, aga ma arvan, et pargireeglid on ikkagi selleks, et meid kaitsta. Ja kui me need ei järgi, siis laguneb kõik ära. Tore, et sa seda mõistad, poeg. Isa, ema, te leidsite meid üles. Tänu pargivaht Grangerile. Tühi asi. Kasutasin lihtsalt põhilisi jäljeajamise reegleid, järgisin neid punkti pealt. Ja abiks oli ka see, et Robist lekkis õli, kui te rajalt ära pöörasite. Lahe! Lahe? Siin pole midagi lahedat. Öelge neile, professor. Ilma õigete hüdraulikaõlideta kuumeneb mu süsteem üle ja Rahu, Robi! Ma mõtlesin, et lahe! Nüüd saame mööda õlirada välja tagasi. Jah, minu järel. Juhin teid kõiki siit välja mööda mu strateegiliselt paigutatud isikliku õlijälge. Sellepärast kutsutakse mind juhiks. Olen juht ja ma juhin, kui on juhtimise tuhid. Kuule, Robi, kaua võib? Olen pargivaht ja valvan, et ei juhtuks pargis halba. Telk on minu maja, üüri maksta pole vaja. See on nii hea. Okei, see tuli rohkem ahvi moodi.